Ja sina, Eleri, oled ka siis meil teinud läbi 90-päevase väljakutse Wildfitiga. Mis on sinu suurimad võidud ja taipamised ja mida sa sooviksid öelda innustuseks, julgustuseks neile, kes võib-olla ka mõtlevad ja on seal nii-öelda siis piiri taga, et kas ikka minna, kas ikka teha ja kas on ikka väärt ja kas ikka on hea mõte. Mis sa neile ütled? Mis olid võidud? Programmiga liitudes arvasin, et minu kõige suuremaks võiduks saab olema siis kaalu lahtilaskmine või kaalu langus. Aga tegelikult suurimaks võiduks sai ikkagi see, et sain teadlikuks iseendast, oma kehast ja kõikidest nendest protsessidest, mida toit meie kehas käivitab. Et varasemalt selline infopuudus ja seetõttu toitumine oli ka kaootiline ja täiesti suvaline, et sai sisse süüa endale tühja ja mõttetut sööki, mis tegelikult kehale ei anna mitte midagi. Ja ütleme siis nii, et see Eeriku lause on kõige rohkem mõtlema pannud, et kui me sööme kõiki mõõdukalt, et kas me siis oleme rahul ka oma mõõduka või keskmise või keskpärase tervisega, et tegelikult meist keegi seda ju ei taha, et tahaks ikka olla võimalikult terve nii kehas kui vaimus. Ja kui nüüd siit vaimu juurde edasi minna, siis mis ma olen tähele pannud, on see, et kuidagi selle protsessi käigus on võimalik olla inimesena hästi rahulik. Stress kuidagi lihtsalt läheb sinust mööda, stressi ei tule. Need olukorrad, mis varasemalt oleks mõttemaailma täiesti segamini löönud ja sind enda võimusesse võtnud, siis need isegi ei saa kestast läbi, et sa korraks teadvustad, et selline probleem on, aga suudad olla täiesti rahulik ja see ei muserda sind. Et varem ma niimoodi ei suutnud. Siis siin on juba palju plusse teiste poolt ka loetud, aga väga suur pluss on olnud ka lisaks väiksemale kaalunumbrile siis ka korras nahk. Minu rasune nahk on siis asendunud mõistlikuma nahaga. Nahk on hästi sile, ma arvan, mul ei ole kunagi olnud nahk nii sile, kui see on praegu. Ja veanahk on korras, allergiaid ei ole. Hommikul on ärgates puhanud tunne, magan ühe jutiga ja vaata kella öösel. Siis, mis veel? Jah, kõige suurem vist võit ongi see, et on muutunud suhtumine täiesti toitu ja söömisesse. Üle söömist enam ei ole. Et see, mida sa otsustad süüa, seda sa naudid täiega ja see täidab sind. Ja see on täiesti piisav. Aga kellel ma soovitaks liituda? Ma arvan, et inimene, kes liitub Wildfitiga, ta peab selleks hästi valmis olema, sest see ei ole lihtne programm ja see nõuab sinult endalt ka aega ja lisaks rahalisele investeeringule ka sa pead iseennast sinna investeerima, et sa oled täiega sees, sa mõtled kaasa, sa tahad kõiki siis neid soovitusi ja praktikaid töösse võtta. Et siia ei saa liituda niimoodi, et see ei ole nagu toitumiskava, et sulle antakse suvalised retseptid ette ja sa lihtsalt teed need ära ja sul ei ole mingit tagamõtet sellega, et sa pead kõigest sellest aru saama, mida sa teed. Aga arvestades seda, mis kasu inimene siit programmist saab, siis jah, sellega võiksid kõik liituda. Ja kuidas sinu jaoks minu kui coach'iga toimetada oli, et kas see stiil ja tugi, mis sa said, oli see piisav sinu jaoks ja sobis? Sinu kui coach'iga mul oli väga tore, minu jaoks oli täiesti piisav. Küll alguses olin väga skeptiline, pigem küll programmi suhtes, mitte sinu suhtes. Aga see skeptilisus kadus nädala paariga ja sai väga mõnusaks, et
minu jaoks oli juba suur katsumus ka nendes Zoomi kõnedes osaleda, sest ma ei ole kunagi Zoomi kõnedes osalenud. Ei ole käinud Zoomi koosolekutel ega distantsõppel ega kuskil. Aga mis ma nüüd tähele panin, siis mida kõne edasi, siis juba võtadki seda loomulikumalt ja kõik on oma inimesed ja mulle väga meeldis. Nii et ma arvan, et ma tulen nii mõnegi sinu järgneva projektiga kaasa. Ja mis sina ütleksid neile, kes võib-olla siis alguses ka, et võib-olla ta ongi, et vaim on valmis, keha on valmis, aga siis tuleb see raha, aga et ei tea, see on liiga palju või ma ei tea, mis iganes vabandused, et mis sa neile julgustuseks ütled? Minul olid alguses samad kahtlused, et see on ikkagi väga suur väljaminek ja väga suur investeering, aga minu mõtet panigi muutma see, et see on puhtalt investeering iseendasse. Ja samas ma arvan, et kuna see on seotud suure investeeringuga, siis seda tõsisemalt sa seda programmi võtad ja ei löö nii kergesti käega. Et see rakendab sind sinna ette ja sa vead sealt auga välja. Just nii, et suur aitäh sulle, Heleri, ja see on olnud tõeline rõõm, et sa oled olnud siin olemas ja kasvanud koos meie perega seestpoolt ja väljaspoolt veel paremaks Heleriks. Aitäh sulle. Aitäh, minul on olnud ka täiesti rõõm, meil on nii äge grupp ja täiesti erinevad inimesed nii vanuselt kui mõttemaailmalt, kui toitumiselt, kui ükskõik millest, et see on nii lahe olnud, et me kõik täiendame teineteist. Ja kõik olid hästi toetavad, et hästi aktiivne grupp oli, et kui ikkagi postituse panid, siis tuli mitte ainult like või süda, vaid ikka täitsa kommentaarid tulid sinna alla koos piltidega. Nii et väga lahe, koos kaugele edasi. Kindlasti. Just.